I'm back! Nii, ma olen tagasi siin, et võtsin uuesti kaamera kätte, kuna ma mõtlesin, et ma lähen nädalavahetuseks Tartusse, siis oleks äge seda ka üles filmida ning seda ma ka teengi. Ehk siis ma võtan sind ka kaasa, vaatame siis, mis Tartus toimub. Ma pole issand, ma ei mäleta, millal viimati käisin, mingi 5 aastat tagasi võib-olla. Ehk ma pole megalt ammu Tartus käinud, ma olen nüüdini Tallinna inimene. Et jah, et läheb vaatab siis, kuidas seal on. On juba 9 saanud ja me lõpuks jõudsime enda majutusse. Me ostsime endale õhtusöögi valmistamiseks ka kõik vajalikud materjalid ja nüüd me hakkamegi tegelikult nii hilja juba õhtusööki tegema. Ja siis sööme, siis käime korra jalutame, kuna see põhiplats on siin väga lähedal ja siis lähebki juba magama ära vist täna. Kätte on jõudnud uus päev, täna on siis laupäev. Eile tegimegi siis söögi valmis, natuke failisime, kuna see Sinimere karbid, mida me tegime, siis ei tulnud välja päris nii, nagu oleks pidanud. See kasta läks kuidagi natukene tükki, aga eks järgmine kord proovime, siis saab paremini. Ehk ma ei tea, kas asi oli retseptis või minus või ma ei tea milles, aga jah. Aga järgmine kord siis saab kindlasti paremini. Ja peale seda me käisime siis jalutamas, et me oleme väga lähedal siin sellele Tartu Raekoja platsile. Ja see on tõesti väga ilus, ma pole väga Tartus käinud, nagu ma ütlesin. Ja mulle natuke hakkas Tartu isegi rohkem meeldima, et see kõik need öised tuled ja kogu see keskkond, mis seal oli väga ilus. Ja nüüd täna siis on plaanis minna ERM-i ja siis õhtul kell 5:45 on meil õhtusöögi aeg. Et praegu on käimas see Maitsete Tartu või mis iganes see kampaania on. Et siis saime põhimõtteliselt viimase koha ühte restoraniga. Et ma eile vaatasin neid ja kuna on paratamatult sõbrapäeva nädalavahetus, siis kõik olid täiesti bookitud, aga kuidagi vedas ja ühe selle õhtusöögisloti saime endale. Aga nüüd ma tegelikult käin, vaatan, teen trenni ära, kuna siin majutuses on väike jõusaal, et mul on 3. nädala trenn tegemata ja siis vaatan, kas jõusaal on tühi, kas saab trenni teha. Ja siis hakkame juba toimetama.
ma olen oma trenniga hetkel poole peal ja ütleme nii, et kodujõusaal on ikkagist kõige parem, kuna siin on üsna väike jõusaal ja ma pean enda iga harjutusele põhimõtteliselt uue alternatiivi otsima, kuna päris kõike ei saa teha nii, nagu ma olen harjunud. Kell on 11:30, ma käisin trennis ära, käisin pesus ära, sättisin need korda nagu näha ning juuksed on mul veel märjad, aga need ma föönitamist ära, kui nad ära ei kuiva piisavalt kiiresti. Ja siis me lähme otsime nüüd mingi brunchi koha, et hommikust süüa või siis lõunat, et ei teagi, kell on päris palju juba. Ja siis lähme juba vaatame edasi ERM-i. Pühapäev, et eile ma ei jõudnudki väga tegelikult rohkem filmida, et käisime siis FI restoranis söömas, võtsime selle Maitsu Tartu 3-käigulise paketi, mis seal oli, et eelroog ja magustused oli väga head, aga pearoog oli nagu so-so, aga kogemus oli ikkagi selles suhtes. Ja peale seda vaatasime Eurovisioni, et selle lõpu just vaatasime ära. Nägime, et Tommy Cash võitis. Ja siis me jälle tegime väikse tiiru Tartu selle Raekoja platsi juures, et kuna see majutus on nii lähedal, et siis on nii mõnus õhtul jalutamas käia. Aga jah, väga krõbe ilm oli, nii et väga kaua nagu ei olnudki väljas. Ning täna on meil umbes pool tundi veel aega majutuses ja siis me hakkame juba Tallinna poole sõitma. Aga kõigepealt me lähme otsime kusagilt süüa ka. Et kuidagi praegu selle reisiga niimoodi, et siin väga kokkanud ei ole. Ainult see esimene õhtu, millal me tegime süüa. Võtan nüüd siis selle väikse Tartu vlogikese kokku, et tagasi teel ma midagi väga ei filminudki, et terve autosõidu ma tegelikult lugesin raamatut, siis käisime maos, tegime väikse kohvipausi ning jah, kui koju jõudsime, siis hakkasin koristama natuke, et kõik asjad saaks ikka korralikult ära pandud ja kodu oleks korras, sest tavaliselt peale selliseid äraolekuid ongi veitsa lagana, aga mulle väga ei meeldi see, nii et jah, tegin siis väikse sellise koristustiiru ja ma näitan ka, et hetkel ma loen siis seda Fort Wingi teist raamatust nimega Iron Flame, et natuke veel lõpust jäänud lugeda, et ma tegelikult terve autosõidu lugesingi seda. Ja enne kui me tegelikult Tartust ära tulime, käisime korra Tartu kaubamajas, kuna jah, pole ammu käinud nagu seal ka ja siis
me sattusime ka Apollosse ning sealt tulid ka minuga kaasa 2 sellist raamatut ehk siis Fort Wingi 3. raamat. Ma olen küll kuulnud päris palju halba selle kohta, aga ma tahan ikkagist ära lugeda ja oma hinnangu anda sellele. Ning teiseks siis seal oli soodusletis see Dance of Thieves raamat. Ma olen seda ka BookTokis näinud, nii et tahtsin sellega endale osta, et seda siis hiljem peale neid Fort Wingi raamatuid lugema hakata. Aga praegu ma siis lähen ning näeme juba järgmises videos.